Kui uus asi on selline võistlus nagu Austrite avamise võistlus? 54. korda korraldati möödunud aasta. Ja kus siis seekord toimus? Ja iga aasta on toimunud Galways Iirimaal. Milles see nagu põhiosavus nüüd siis seisneb, et kas õiges Austri valimises selles, kui kiiresti sa lahtid, mida hinnatakse? No siin antud juhul on see, et kiirus loeb, aga loeb ka kvaliteet. See on, ütleme, ideaalselt avatud Auster. Ja võistlustel hinnataksegi seda, et see liha ei tohi sisse lõigatud olla. Kui liha on siin näiteks lõikad siit minema, siis saad juba 4 sekundit trahvi, aga neid Austreid on seal võistlustel 30 tükki, kui iga Austri pealt saad 4 sekundit, siis see teeb päris mitu minutit pärast lõppkokkuvõttes lahti. Siis on teine asi, mida hinnatakse, on see, et see Auster peab olema serveerimisvalmis, ehk siis lahti lõigatud, et sinu asi on ainult siit üle ääre nüüd luristada sisse ja ära süüa. Siis kui siin on karbikoored selle kiirustamisega, on ikka tead, seal rabistad ja need karbikoored tulevad sisse. Kui siin on karbikoored, 4 sekundit trahvi. Siis on, kui on valele poolele serveeritud, et ütleme tava puhul serveerid siia lohu poole peale, kui on valele poole serveeritud, siis on 30 sekundit trahvi. Ja kui on veri Austris, siis on 30 sekundit trahvi. No sõltub võistlust, teinekord lepitakse kokku, et kui on verine Austris, siis saad disklahvi. Nüüd juba viimased 3 aastat on siis stiil on see, et Austrit tuleb siis panna stiilis niimoodi korrektselt õigete vahedega ritta. Seal tuleb siis 6 rida 5 on, tänaseni ei ole nii palju neid Austreid. Ja see kandik on siis selline siis ilusate vahedega. Siis on võimalik saada siis selle pealt boonus seal. Sõltuvalt maksimum, mis boonust on võimalik saada, lõppajast võetakse 30 sekundit maha. Mõned mõtlevad, et teen ilgelt kunsti, et panen niimoodi ja kõik muud, aga see vaagen on kindla suurusega. Ja kui sa nüüd hakkad seda kunsti seal tegema, siis väga suur tõenäosus on see, et see kunst sulle ei õnnestu selle lühikese aja jooksul. Kui ma esmakordselt ka seal maailmavõistlustel käisin 2007, siis mul oli aeg 3.15 ja ma sain boonust nagu sellest, et mul oli korrektselt serveeritud ja ei olnud nagu sisselõiked, ei olnud koorepuru, ei olnud sees ja mul võeti lõppajast maha 14 sekundit ja ma kaotasin 1 sekundiga 3. kohale. Mis on kõige hullem asi, mis võib juhtuda, kui kogemata paned natuke halva Austri suhu? Mereandide puhul üldse on ju selline, et see mereandide mürgitus on nagu kõige hullem, et päris vist loojakarja ei lähe, kui sul konkreetselt allergia ei ole nende vastu, aga lõpeb ikka väga halvasti küll, et pärast seest räägid kajades, et seal veedad kergemal juhul tund aega tualetis ja raskemal juhul lõpetad haiglast ilgutite all. Kui palju sa igapäevaselt pead inimestele selgeks tegema, et Auster on hea asi ja proovi, et ta tegelikult ei kriuksu hamba all? Või et palju sa müüte pead purustama? Ei peagi, et see on nagu selline vabatahtlik, et sööd selle Austri seal ära. Ja teine sõber sööb ka kõrvalt ja 3. sööb ka, siis 4. juba vaatame, ega ma ka kehvem ei ole. Sööb ära. See on surnud Austera. Siin ei ole nagu mitte midagi teha, et kui musta huumorit teha, siis on nagu hea variant ämmale. Pane igaks eemale. Kas see kinnas ja see teine kinnas peale on niisugune klassikaline Austri meistrivõistluse dress? Antud juhul küll jah, et väga lihtne lõigata endal näppu või see. See on klaaskiud kinnas, et siia võid noaga lõigata ei juhtu nagu mitte midagi. Torkad siis loomulikult läheb ta siit läbi. See on mul nüüd... Aga kas need on nagu ekstra mingisugused erilised kokakindad või need on tavalised? No see on kangi tõstmise kinnas, siin peab olema see paks nahk, et see ongi mul selle jaoks, selle flat oistri jaoks, mis ma võistlusel teen. Et kuna seal on see tehnika on teistsugune, et see karp on selline ümmargune ja siis ongi selle serva ma panen siia vastu, noa siia ja siis ma surun selle noa siia vahele ja lõikan läbi ja teise poolega siis lõikan selle liha läbi siit. Et see ongi see, et muidu kui paljakäsi teha, siis peavad olema tõelised niisugused töömehe käed, et siin on nii paks nahk, et ei ole kinnast vaja. Minu kappoistri võistlusnuga näeb selline välja, et see on ka originaalnuga ja enda jaoks siis natukene siit ära käietud, mugavdatud seda. See on nüüd täiesti ise tehtud nuga, on siis selle flat oistri jaoks, millega ma käin siis maailmameistrivõistlustel. Et selles stiilis, et siin ongi, et
Princessi, nüüd varemalt Galaxy masinas üks treial, siis minu näppu näidati järgi, siis aitas mul selle noa valmis teha ja väga hea tulemus. See on selline meeskonnatöö, et kõik annavad nagu oma panuse, et hästi õnnestuks. Teeme siis selle 4-ga selle proovi ära. 3, 2, 1. Näed sa praegu kohe näed, et valele poolele läks, kõik tuleb ümber settida. Issand jumal. Kõik. Nagu väga kiiresti. Aga seda ma oleks iial arvanud, et selline rapsimine tegelikult toimub. Küll aga õpeta mind ka siis üks Austria lahti tegema. Hoiad siis, rätiga hoiad siit kinni. Toeta nüüd siia peale. Nii. Ja nüüd võtad noa kätte ja nuga on vaja saada. Aga ega siin nii väga lihtne ei olegi. Selle koha peale pilusse ja siis liiguta seda niimoodi mitte üles alla, aga külje peale. Ja ütleme, et kui siin on nüüd see Auster, siis... Kas on mul üldse see nuga praegu õiges kohas? Oota, näe, see vahe siin. Issand jumal. Siin on vaja. Ja liigutad nagu mitte üles alla, aga külje peale edasi-tagasi. Ja samal ajal surud. Vot nii, väga hea. Nüüd ära kaugemale lükkama. Ja praegu ma tundsin, ma tegin juba liha katki. Ja nüüd keera natuke nuga kergelt. Veel. Nii, siit. Ja nüüd on ta juba... Lahti. Lahti juba. Kuule, aga see ei ole üldse lihtne töö, Ütleme lisaks feelingule, mida see Auster veel annab? On tas tohutult vitamiine, aineid, mida keha vajab? Tunned sa ennast, et sa oled väga tervislikul meraini dieedil? Auster sisaldab väga palju tsinki, mis on eriti meestele kasulik. Sestap ka hobi. Ja siis teine, mis ta sisaldab, on veel tauriin, ehk siis ergutab nagu. Ja need on need, mida nagu rohkem sisaldab peale selle, et seal valku on mõnusalt sees ja siis on veel endorfiin on selline asi. Endorfiin on... Heaolu ja õnne hormoon. Absoluutselt. Sealt ka see afrodiisiaki jutt. Ja Casanova jutud ja kõik sellised asjad. Et sealt nad kõik ongi, et pigem on see, et ta annabki selle pärast sellise heaolu tunde ja võib-olla selle pärast seda Austrit niimoodi armastada, et tihti peale küsitakse, et mis see annab sulle? Siis jäädki mõtlema, et mis ta siis tegelikult annab, aga hea fiilis on.